Tere, head YouTube'i vaatajad ja Kaguraadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks saatekülaliseks on mul ettevõtja Vambola Kolbakov. No tere, Vambola! Tere! Ma natuke räägin siis, et Eesti meedia teatas, et Läti vabariik ei alusta Rail Balticuga ehitamist mitte enne 2035. Ka nende korruptsioonijuht teatas, et see on tõesti niimoodi. Siis käis meie väga kiire mõttega ja noor mees Kuldar Leis Riias, kellega ta seal kohtus, ma ei tea, aga Ringvaate saates teatas ta, et ta sai lätlastega kaubale, et 2030 lätlased alustavad Rail Balticu ehitamist, meie saame varem valmis. Nüüd me teame, et sõlmiti suur ehituslepe 1 miljardi peale, palju raha on ennem kulutatud ja eile ma lugesin, et see väle Kuldar Leis, kes on 2 firmat börsile viinud, et järgmisel aastal alustatakse 4-realise teede ehitamist nii Tartu suunal kui Pärnu suunal. Nüüd ma küsin sinu käest, et siis peab Rail Balticu ära lõpetama, muidu kust see raha tuleb? Maailmas ei ole raha otsas, aga tundub, et Eestis on mõistus otsa saanud. Ma alustan kõigepealt Kuldari suurepärasest saatest nimega Esimene stuudio. Kuldar oli seal eksalteeritud, ta oli kuidagi väga erutatud millegi pärast. Kuldar nägi välja nagu eestlane, kes esimest korda on sattunud Soome ja kellel lisaks sellele on antud veel ka banaan. Kuldar rääkis kõik võimalikke huvitavaid asju, kuidas tema hakkab ehitama Rail Balticut ja kuidas tema käis Lätis ja kuidas 2030. aastaks tema ikka väga loodab, et see trass sinna tõmmatakse Eesti piirini. No, ei ole vaja kaugelt otsida. Eile ütles Läti, mis ta see oli, majandusminister või midagi taolist. Eesti saatkonnas avati seal mingisugust Eesti äri informatsioonikeskust või mingit taolist asja. Ja seal siis Läti minister ütles, et nemad panustavad Rail Balticu maksumuseks 15% ja mitte rohkem. 15%. Ülejäänud raha peaks tulema Euroopast, kuna rahastamine on kinni aastani novembrini aastast 2029, siis selle trassil lihtsalt ei ole mitte mingisuguseid rahalisi vahendeid Läti poole pealt. Sellega öeldi vaesele Kuldarile lõplikult, et ei ole vaja sinna hakata käia edasi-tagasi Riia vahet. Niikuinii me seda trassi sinna ehitama ei hakka, kuna meil seda raha ei ole. Seda, mida on 100 korda rääkinud nii Läti poliitikud kui Eesti targemad inimesed, millest on suure saate teinud härra Endel Oja uutes uudistes. Seda trassi Läti poolt vastu ei tule. Ja Eesti poolt ei ole seda kunagi mitte mingiks ajaks vajagi olnud. Välja arvatud üks juhus. On vaja kuskile ära peita kulusid või need kulusid kuidagi optimeerida moodsamas keeles öelduna. No siis on seda Rail Balticut vägagi vaja. Kuldar rääkis muuseas seal ühe niisuguse huvitava fakti tõi, et Rail Balticusse seni on kulutatud 300 miljonit eurot. No ma ei tea, võib-olla Kuldar eksib, talle võib-olla ei kanta täpselt ette, aga ERR-i 2024. aasta 10. novembri uudise alusel on Rail Balticu ehitamiseks senimani kulunud 450 miljonit Eesti vabariigi eelarve raha ja 730 miljonit eurot Euroopa Liidu raha. Et kokku on sinna kulutatud 1 miljard 180 miljonit eurot. Seal ei ole mitte midagi muud peale trassi idee, mingite maade, mida kokku ostud on, millest kõik kangekaelselt vaikivad. Siis on seal mingid 2 või 3 viadukti tehtud ja that's it. See on nüüd kõik. Ma tea, projekti ei ole kogu selles ulatuses ei ole olemas, sellepärast ei saagi olla, kui seal joonistati seda projekti aastast 2009 kui 2 raudteepaariga raudteed,
kui on ühe raudteepaariga raudtee, siis tuleb see projekt jälle ringi teha. Et noh, vaata selles valdkonnas valitseb, kuidas öelda, kord ainult ühes asjas. Iga kord, iga valitsus millegipärast, olenemata sellest, kas ta on siis Reformi valitsus või on Jüri Ratase valitsus või jumal teab, mis muu valitsus, aga iga valitsus eraldab konstantse reeglipärasusega Rail Balticu ehitamiseks millegipärast raha. Keegi ei saa aru, mille jaoks seda vaja on, aga ta on. No nüüd on jõutud siis nii kaugele, et on plaan 2030 valmis ehitada ja Tallinnas siis on suur jaam valmis ehitada, et see tuleb maailma üks võimsamaid. Nii et ma ei ole, sa oled Tallinnas, oled sa näinud, käinud seal vaatamas, on seal mingi kõva ehitus käib? Ja nad ehitavad. See on võib-olla seal Rail Balticus ainus hea asi, et Tallinna saab raudteejaama, millega kolitakse sealt kesklinnast sisuliselt ära ja vabanevad väga head suured ehitusgrundid, mil saab linnaehituslikult on see äärmiselt vajalik, et see raudtee ja kogu see raudtee infrastruktuurselt kesklinnast ära saab ja kolitakse sinna Ülenurmele. See on Tallinna linna jaoks suur sündmus ja see on kogu see Rail Balticu jama juures on see ainus hea asi. Ülejäänud on kõik absoluutne jama. Nüüd seal samas saates rääksid innustunud sellest, et liiklus siis nagu Tallinn-Pärnu suunal on väga vilets ja sellest aitab kohe välja Rail Balticu valmis teeme. No ma ei tea, päris hullumeelne inimene olen või ta ei ole rumal inimene, ju siis ta on tankist lihtsalt. Peab olema väga hull inimene, kes ei oska arvutada seda, et Tallinn-Tartu maanteel enamuses lõikudes, Tallinn-Pärnu maanteel, enamuses lõikudes, ja seda on 135 kilomeetrit, on intensiivsus 6000 autot tunnis. See on väga kõrge intensiivsus. See tähendab seda, et seda teelõiku läbib circa 200 000 autot ööpäevas. Edasi-tagasi reisides. No, autos peab olema vähemalt üks inimene. Autojuht muidu auto ei sõida. No, enamus autodes on rohkem neid. Et seda vähemalt 200 000 inimest iga päev kasutab seda Tallinn-Pärnu Via Baltica nimelist teed. No palju see neid raudteega sõitjad saab seal olema? No ma arvan, et kui 6000 päevas, see on see maksimaalne number, aga tegelikult on vähem, kes ikka siin nii väga Tallinnas ja Pärnu vahet iga päev sõkub. Ja nüüd võrrelduna 6000 ja 200 000, siis selles planeerimises ei saa mitte midagi loogilist olla. Selles planeerimises saab olla ainult kõik väga vale. Ja kui tahetakse seda raudteed ehitada, on lihtsam üles tunnistada, et meil on vaja seda raudteed ehitada, ma ei tea, kas kaitseostar või lihtsalt on vaja ehitada, sest meil ei ole kuskile seda raha panna. Tahame, et oleks raudtee. Enne võtame selle Pärnu vahelt üles, ütleme, sellega ei saa kiiresti sõita, nüüd ehitame uue raudtee ja ma ei ole väga kindel, et selle peal ka mingi 250 km/h kiirusega saab sõita. Sisuliselt, kui seal neid jaamu tehakse mingi 18-20 tükki, no ta ei saagi nii kiireks ajada ennast, et 250 km/h kiirusega. Ma ei kujuta hästi seda ette, et kõik see värk on kuidagi absoluutselt läbi mõtlemata, aga no raha kulub ja kõigil on hea meel. Ütle, mina ei saanudki aru, et 1000 või miljard eurot läheb nüüd ehitus, mille sõlmiti siis nii Eesti kui välisfirmade vahel, aga kas seda raha ka on arvestatud, palju läheb siis nende vagunite ehitamis ja rongide, mis hakkavad siis sõitma seal 250 km/h, nagu sa ütlesid? See on täiesti eraldi teema. Tuleme selle juurde ja ütleme, et Leis ütles, et see kogu see raudtee ehitus läheb maksma 3 miljardit. Et selle 1 miljardile pannakse veel 1 miljard otsa. 3 miljardi eest saab ehitada valmis kõik maanteed 4-realisteks.
Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu ja kuni Iklani välja ja lätlased tõmbaksid oma tee ka sinna. Ja kui te ise ei oska seda ehitada ja näha on, et ei oska, kutsuge hiinlased, need teevad teile 3 aastaga need teed valmis ja te unustate probleemid. Ma ei saa tänastest juhtidest absoluutselt aru. Nendel puudub igasugune ratsionaalne mõtlemine, on ainult tohutu entusiasm. Ma ütlen veel kord, Leis nägi välja seal täpselt nii nagu eestlane, kes sattus esimest korda Soome ja esimest korda nägi poe riiuli peal banaani. Ta oli nii rõõmus, et oleks peaaegu käsi hakanud kokku lööma sellest, et Rail Baltic saab valmis. Aga nüüd sa räägid neist rongidest. See on tore, et sa seda rääkisid. Aga nüüd paneme tähele, et Eesti raudteedel, mida on täna nibin-nabin umbes 500 kilomeetrit ja nüüd ehitatud sinna veel 230 kilomeetrit juurde, et kokku saab siis nagu seda raudteed olema meil umbes isegi 200. Meil saab siis nagu raudteed olema kuskil 700 kuni 730 kilomeetrit raudteid kokku, kes neid jõuab neid juppe kokku lüüa, aga umbes mingi nagu number ta on. Nüüd sellest 500 kilomeetril on rööpalaius 1520 millimeetrit ja sellest 200 on rööpalaius 1470 millimeetrit. Ehk meil on ühes väikeses riigis 700 kilomeetrise raudtee võrgu juures 2 erineva laiusega raudteed. Nüüd kogu see taristu, mis neid hooldab, peab olema ka 2 erineva laiusega. No õnneks on tänapäeval need masinad, mida saab nagu rööpalaius, nagu need masinad telje ulatus saab muuta, et need saab panna mõlemad ühe sama mõlemad erineva laiusega raudtee peal liikuma, need on need tavalised ehitusmasinad ja teedremondimasinad. No aga rongid on teistsugused, need rattaid vahetada. Keegi ei ole mõelnud selle peale, et sellist lollust saab lubada ainult endale väga rikas inimene. Aga siin on tehtud see. Ja nüüd tuleb siis nagu meil peab olema selle õnnetu raudteega tegelemisel 2 infrastruktuuri. 2, mitte 1, vaid 2. Venelastel on 36 000 kilomeetrit raudteed kokku ja nendel on 1 infrastruktuur. Hiinlastel on seal, ma ei tea, see on mingi üle 40 000 kilomeetrit, neil on 1 rööpalaius. Hispaanias on rööpalaius veel laiem kui Euroopa rööpalaius, mis on päris idioodid. Nendel on ka 1. Ei, me paistame silma selle poolest, et meil on nüüd 2. Ja lätlased ei taha, sisuliselt nad ei taha seda Rail Balticut üldse. Leedukad on kõigega nõus, peaasi, et kuidagi jällegi eksisteerinud saavad. Ka äärmiselt rumal ettekujutus sellest, et neil peavad tingimata olema 2 rööpalaiusega infrastruktuurset lõiku. Just ega neid teisi raudteid Euroopa rööpalaiusega ümber ei ehitata. Kuigi võiks, no kui hakkate pihta on remontiga, siis Tartu tehke ka siis Tartu suund ja Narva suund ka selle Euroopa laiuse peale. Nii Venemaaga mingit kaubandust täna ei ole. Et ma ei tea, mulle tundub, et selle valitsuse liikmed koolis käinud ei ole. No ütleme niimoodi, et kui nüüd ehitus läheb järgmise aastal hooga käima ja 2030 saab valmis, nagu meie minister teatas Kuldar Leis, et siis saame Varssavis kokku. Mis mõttes? No seal Läti ja Leeduga. Rong vurab sinna. Võiks ju nagu Riias või Vilniuses kokku saada, mis Varssavisse läheb, ma ei saa sellest aru. No nii ta valmis, võib-olla eksis, ma ei tea. No ma ei tea, võib-olla ta peaks minema kuskil vaimset tervist kontrollima. Ta kogu aeg ajab mingist täielikku häma, mingit tõelist iba ajab suust välja. Et see ei ole enam nali. Kui inimesed jooksevad ringi, lehvitavad miljardid, 3 miljardit on nii suur raha, et isegi see on, andke andeks, see on Tartu 10 aasta, 12 aasta eelarve.
12 aasta saab Tartu linn elada selle raha eest. No kuskil peab olema mingisugune piir. Kuskil peab jooksma mingisugune joon, mis selle lolluse ära lõpetab. Varssavist kokku saab. Ma ei tea. Aga miks mitte Prahas? Proovime Prahas. Ma tean, Praha on ka ilus linn. Me võime igast linna minna. Talle ei tulnud võib-olla hetkel meelde. Aga ma küsin, et kaua mulle tundus, et ta ütles, et leedukad saavad valmis, või lätlas saavad raudtee valmis 2030, me saame natuke varem. Kui natuke varem see võiks sinu arvates olla, kui ütleme ehitus läheb järgmise aasta käima? Aasta, 2. Ideaal oleks see, kui leiduks tarkust ja poliitilist jõudu ja öelda, et oleme kulutanud, oleme rumalalt kulutanud. Me kas või maksame selle tagasi, selle Euroopa Liidu raha, sellest on ka rohkem kasu ja jätaks selle jauramise järgi. Lõpetaks ära, maksaks need leppetrahvid ka ära. See raudtee on meile hukatus kaelas. See nõuab iga aastaselt nii remondi, korrashoiu kui ka ekspluateerimise kulusid ja need kulud ei ole väikesed. Ja ta on hädaks kaelas 10 ja 10 aastateks. Tuleks võtta kätte, saata Euroopa Komisjoni läbirääkimisdelegatsiooni ja öelda, et kallid seltsimehed, oleme teinud vea. Palun parandame kuidagi, proovime selle vea ära parandada. Sest Eestil ei ole seda raudteed üldse vaja. Ja lätlastel ammugi mitte. Mitte kellelgi ei ole seda raudteed vaja. Aga kust see idee tuli üldse ehitama Rail Balticu? Oli see eestlaste idee? See on Siim Kallase idee, kui ta oli transpordivolinik. Siim Kallas paistab alati silma niisuguste originaalsete ja ideede poolest, mis algselt on väga originaalsed ja hoogsad ja lennukad, aga mis tavaliselt lõpevad sellega, et tuleb igavene suur jama. Ja Siim Kallas aastal 2008 või 2009 käis välja selle idee, et teeme ütleme, see tuli tema poolt, jah? Jah, tema poolt. Ta oli transpordivolinik. Esimene kasusaaja oli ka seal firma nimega Basel Invest, milles oli Siim Kallasel ja tema perekonna suur osalus. See oli selle raudtee käivitamise alguses, päris algus. Ütleme, et Eesti siis alustas koos Siim Kallasega selle idee genereerimist ka lätlastele ja leedukatele. Kõigepealt genereeriti idee muidugi Euroopa Komisjonis, sest kuskil pidi mingit raha tulema. Ega siis, kui oleks kas või Siim Kallas tulnud ja hakanud Eesti parlamendi ees läbi suruma ideed, et me peame kulutama tolleaegse mõistes $1,5 miljardit, täiesti mitte vajaliku raudtee ehitamiseks. Ma arvan, ta oleks välja naertud vähe sellest, võib-olla oleks isegi tublimad mehed ta sealt pukist välja maha tõmbanud selle. Aga vaevalt, et nii kaugele muidugi oleks läinud. Aga igal juhul see idee ei oleks mitte mingil juhul mingit toetust leidnud. Aga vaikselt edasi pusides on siis kulutatud ära peaaegu 1,2 miljardit. Tulemus on selline, nagu ta on. Majanduslikult on asi täiesti mõttetu. Siin leitakse, et asjal on selline mõõde nagu kultuuriline mitmekesisus. Ehk teiste sõnadega Riia kesklinna, Tallinnast Riia kesklinna sõites ja Tallinnast Pärnu randa sõites mitmekesistab inimese kultuurilisi elamusi. Ja sellele on leitud ka hind. See tähendab seda, et inimese kultuuriliste elamuste mitmekesistamise hinnaks on määratud sinna 2,9 miljardit eurot. Võt siuke lugu. Sellisena pannakse seda majandusarvutust kokku, majandusliku tasuvuse arvutus. Sest muidu Euroopa Liit ju raha ei anna, kui ei ole majandusliku tasuvuse arvestus. Ja see majandusliku tasuvuse arvestus on laest võetud, näpust välja imetud. Need on tehtud seal 3 või 4 tükki ja mitte miski ei viita sellele, et oleks majandusliku tasuv objekt. Kuni selleni välja, et hiinlased panevad oma kauba maha siis Põhja-Jäämere rannikul, sealt siis soomlased ehitavad raudtee kuni Helsingini
niisuguse kiirraudtee ja siis ehitatakse Helsingi ja Tallinna vahel olev tunnel ja siis selle kaudu jõuavad kaubad siis Rail Balticule ja Rail Balticul ümber hakkab õitsema lilleaed ja saabub paradiisiaeg. Vot niisugune plaan oli ka vahepeal isegi. Seda plaani ei hakka mitte keegi tegema. Keegi ei tea, mis see finantsiliselt endast kujutab. Teiseks, maailm kogu aeg muutub. Ja mis huvi oleks siis Hiina kompaniidel võtta siis seal kuskil Murmanski ja Narviki vahel see kraam maha, seal polaaroludes askeldada, siis tassida ta läbi Soome, siis ehitada tunnel. No, ütleme nii, et meiesugused entusiastid, kes siin harrastavad igasuguseid kõikvõimalikke omapärasid, võivad sellega ju hakkama saada, aga vaevalt, et arukad ja ratsionaalsed hiinlased üleüldse selle plaani peal reageerivad. No on selge, et ei ole reageerinud, järelikult ehitus ei käia ja seda juttu on aetud siin juba 15 aastat. Siis aetakse juttu sellest, et tal peab olema militaari eesmärk, et saab kiiresti tuua Kesk-Saksamaal baseeruvad 2 NATO tankid, põhiliselt USA 2 tanki brigaadi kiiresti Baltikumi. No esiteks mööda raudteed tankibrigaadi vedamine on üks väga närune probleem, väga närune ettevõtmine, sellepärast et see raudtee on pidevate vaenlaste rünnakute all ja ma kardan, et need brigaadid Baltikumi ei jõua. Teiseks on nende toomiseks logistiliselt märgatavalt kasulikumad värgid, kaasa arvatud isegi lennukid, milleks on siis vaja ehitada sellist objekti, mis niikuinii võib-olla läheb seda vaja, selleks, et need 2 tankibrigaadi ümber paigutada. Aga mul ei lähegi. Ja kõigil lisaks on selle raudtee kõige nõrgemaks küljeks on niinimetatud Suwałki koridor. See on see maa-ala, mis asub Kaliningradi oblasti ja Valgevene vahel, mis viivitamatult sõjaolukorras suletakse. Ja venelased panevad selle tee kohe seal sõjaolukorras kinni. Et üle Suwałki koridori need tankibrigaadid üleüldse ei jõuagi. No see on täiesti ebaratsionaalne, selle nimel nüüd pingutada sealt kusagilt Kaunasest alates kuni Tallinnani välja. See idee on mõttetu ja kasutu. Ka militaarideena kogu see tegevus ei kõlba. Ja nii edasi, siin võib ükskõik millised, kust otsast talle lähened, kõik tundub väga vilets olevat. Kui Rail Balticust tuli jutt, et siukest asja hakatakse ehitama, siis käis kõva arutelu selle üle, et nagunii hakatakse fosforiiti Eestist välja vedama. No, esiteks fosforiidiga on niimoodi, et seda alles seal uuritakse. Teiseks, kui fosforiiti välja tahetakse vedada, selles raudtee olemas, aga pea või homme päev. Seal on kogu raudtee taristu ja seal Tapa kaudu Tartu, Valga, Riia on kogu see värk korras. Aga ka vaevalt, et raudteed selleks vaja läheb. Kui fosforiiti tahetakse tõepoolest vedada tulevikus mingites märgatavalt suuremates kogustes, siis meil on olemas selleks ju täiesti valmis ja selleks kõlbulik Sillamäe sadam, kus on tunduvalt efektiivsem, sellepärast, et isegi teise kursuse geograafia üliõpilane, ükskõik millisest kõrgkoolist võib teile väga kiiresti välja arvutada meretranspordi eelised võrreldes raudtee või maanteetranspordiga ja seal on need hinnavahed kordades, mitte protsentides. Et jällegi idee ei kanna, ei kõlba. Siin räägi, mida tahad, kõik jookseb liiv. Ma mõtlen, et kui tavaline põllumees küsib 10 000 toetust Priiast, siis ta higistab ennast haigeks, et saada seda raha kätte ja siin mängitakse miljarditega, isegi pole korralikku projekti ega selgitus ühiskonnas ega arutelusid, et kuidas ja mis moel ja niimoodi need asjad käivad, kas siin on mingisugused teised jõud? No ma ei oska spekuleerida, kas on teised jõud, kolmandad jõud või neljandad jõud, aga fakt on see, et normaalses riigis läheks sinna prokurör ja nõuaks revisjoni korraldamist, nimetatakse moodsas keeles auditi korraldamist kogu sellel üritusel.
ja selgeks teha, kuhu tegelikult kogu see raha on läinud. Riigikontroll signaliseerib punaste lippudega sellest juba 10 aastat, mitte keegi ei pane tähele, prokuratuur isegi ei vaata sinnapoole. Mina väidan, et see on Eesti kõigi aegade üks kõige suuremaid rööve. See on osavalt organiseeritud vargus, mis on kestnud aastast 2009. 16 aastat. Ja 16 aasta kohta ära varastada 1,2 miljardit ei olegi väga palju, see on mingi 70 miljonit aastas. Seda ei ole väga palju. No ütleme, et kui nüüd sinu juttu kuulata, et 1,2 miljardit on juba ära kulutatud, me ütleme, see Tallinna raudteejaama, Rail Balticu raudteejaama ehitus läheb lõpuni, aga kõik ülejäänud need trassid, mis on siis ära lõhutud, mets maha võetud, palgid ei tea kuhu viidud ja midagi veel tehtud, et kui see homme päev seisma panna, mis see lagas siis järgi või mis selle lagaga siis teha? Aga mis ikka juhtub? Mets kasvab asemele, need viaduktid tuleb, las nad jäävad sinna, loodus hävitab nad lõpuks sisse ära. Inimesed tulevad tagasi oma elupaikadesse ja kõik on palju parem kui enne. Kui te tahate Pärnusse raudteed ehitada, ehitage sinna vana trassi peale, kus te nüüd rööpate üles kakkusite, kulub tunduvalt vähem. Võib-olla saate mingi 200 miljoniga hakkama ja ongi, inimesed saavad Pärnusse sõita. Edasi saab niikuinii kuskile sõita. Seda esiteks. Teiseks, ma segan korras, kelle initsiatiivil see Pärnu raudtee üles kakuti? Kadri Simson. Kadri Simson. Jaa. Andis selle suurepärase korralduse ja ehitas Pärnusse lennujaama 20 miljoni eest ja mis on ka tühi ja ka seisab. Ma ütlen veel kord, 3 miljardi eest saab lõpetada meie suuremate linnade ühendamise neljarealise teega. Kirjutan need lepingud ümber, tegelikult seda raudteed keegi ehitada ei taha ja ei oska. No Merko ei ole raudtee ehitaja. Meil on kogu aeg niisugune mulje, et igaüks võib teha, mis tahab. See on kõik nii lihtne. Merko ei ole ehitanud mitte ühtegi kilomeetrit raudteed. Mitte kunagi. Nüüd on selle raudtee ehitamise kirjas koos poolakate Budimexiga. See kõik tundub nii kole, kui üldse olla saab. No soomlased oskavad raudteed ehitada. Tänu taevale, võib-olla need teevad midagi. Teiseks pool materjali tuleb tassida kohale Soomest. Raudteed ei saa ehitada paekillustiku peale. Killustik tuleb tuua Soomest. Meil ei ole graniitkillustikku tootvaid niisugust ettevõtet, nii suuri ettevõtteid. Meil on üldsegi asjad halvasti. Ega ka teede ehitust ei saa järsult üles võtta, mida see leis lubab, seepärast et suurem osa asfalditehaseid on maha müüdud. Väga paljud insenerid on lahkunud Eestist, on leidnud kuskil mujal rakendust. Meil krooniline keskastme tööpuudus on teedeehitusorganisatsioonid. Me ei saagi suuri projekte väga ette võtta. See tähendab seda, et hädaga me peamegi hiinlased kutsuma, kes kogu selle krempli meile valmis teeb. Aga see oleks targem tegevus. Praegu peatada Rail Baltic ja alustada hoopis linnade ühendamist 2+2 reaaliste maanteedega. See oleks tunduvalt targem ettevõte. No lõpetuseks, mida sa ütled, elukogenud mees ja väga paljude ettevõtted tegeled, kus peab see korraldus tulema, et homme, mis päev homme on 28. mai, kell 12 täpselt lõpetada Rail Balticu tegevus ja kõik? Seda korraldust ei tule. Vähemalt praeguse võimustruktuuri juures nad jätkavad, sest nad kardavad seda. Esiteks nad kardavad seda revisjoni. Nad ei julge seda lasta revideerida. Tal selguvad suured kaotused, rahalised kaotused, mida ei ole mitte millegagi võimalik põhjendada. Lisaks raudteejaam ei ole veel selle 1,2 miljardi sees. Kolmandaks, mina ei ole sellest 1,1 miljard 180 miljonit eurot, pole mina rääkinud. Sellest kirjutas ERR oma see on riigi ametlik portaal oma artiklis 10. novembril 2024. aastal. Neljandaks, arvatavasti Riigikontroll
ligilähedaselt teab tegelikku seisu ja Riigikontroll eriti ei pedaleeri seda probleemi, sellepärast et ta on ka sõltuv võimust ja tal ei ole sellist iseseisvust. Praegune juhtiv koalitsioon seda mitte mingil juhul ära ei lõpeta, see peab olema hoopis teistsugune valitsus. Ma juhin tähelepanu, et ka Ratase valitsus finantseeris edasi seda Rail Balticu ehitust. Seega opositsioon on ka kogu selle supi sees, praktiliselt, suures ulatuses. Nii et see on see ühine häda. Ja selle häda tooja on teada, selle häda ämmaemand on Siim Kallas. Nii lihtne see ongi. Mis tähendab kogemus? Kogemus on üks suuremaid asju, mida maailmas omandada raha eest ega koolis õppides ei saa. Ja kogemus ütleb seda, et igale objektile tuleb koostada tehnilis-majanduslik põhjendus. Ja kui see tehnilis-majanduslik põhjendus näitab, et sellest objekti pealt ei ole võimalik raha teenida, vaid teda tuleb doteerida või siis mingil muul moel sinna raha juurde hankida, siis 50% juhtudest või isegi rohkem, 75% juhtudest need üritused jäetakse katki ja lepitakse sellega, et tehnilis-majandusliku põhjenduse koostamiseks tehtud kulutused tuleb lihtsalt maha kanda ja mingite muude ettevõtmiste kaudu tasa teenida. Ja ongi kõik kogu lugu, seal ongi näha. Ja kui sellele raudteele oleks tehtud aastal 2009 kuni 2011 üks korralik tehnilis-majanduslik põhjendus, siis seda raudteed ei oleks keegi kunagi ehitama hakanud. See punt oleks sealt laiali aetud, oleks lõpetatud finantseerimine, oleks lõpetatud finantseerimine, oleks ise laiali. Ja olekski lõppenud ja me täna ei istuks siin ja arutaks täiesti mõttetut asja ja oleme raisanud selle mõttetu asja arutamise peale terve pool tundi. Head Riigikogu liikmed, kes te tänasel olete 101 Riigikogus, opositsioonis, koalitsioonis. Te olete täna Eesti riigi juhid, tegelikult juhid. Rahvas on teid valinud 4 aastaks, olge head, tehke kõik selleks, et see asi lõpeks ära, kutsuge valitsus tagasi, kui te olete riigimehed ja naised. Ärge laske sellisel raha raiskamisel edasi kesta väikses armsas Eesti riigis. Me lõpetame täna saate selles osas. Minu saate külaline on Vampula Kolbakov ja rääkija, küsija Toomas Paur. Aitäh teile kuulamast.